Töötan Lõuna-Eesti metsaettevõttes metsaülemana, metsakasvatajana. Minu põhiülesanneteks on noore metsa rajamine, noore metsa hooldamine, kasvatamine kuni siis selle küpseks saamiseni. Pärast ülikooli kuidagi avardus see silmaring ja ütleme nii, et üha rohkem, üha enam mind see metsandus vahelub. Alustasin ma metsataksaatorina, tegin metsamajanduskavasid üle Eesti. Kohe, kui tuli see pakkumine, et mul oleks võimalus tulla nagu kodule lähemale tööle, see oli päris ahvatlev. Ja tegelikult ma ei pidanud palju mõtlema, et ma kandideerisin ja õnneks mul osutus võimalus siia tagasi tulla. Ütleme nii, et metsandus on hästi keeruline, ta ei ole must ja valge. Siin on, ei saa öelda, et on õiged ja valed otsused. Siin saab nii mitut moodi läheneda asjadele, et sellest selleni, et ma üldse niimoodi arvan, on ka kulunud kõik need 6 aastat. Minu meelest metsanduses õpiti kogu elu. Mina olen metsaomanik, kohalik, olen olnud siinkandi metsades juba 5. põlve. Esivanemad on rohkem riigimetsa poole peal olnud, mina olen siis sattunud nii-öelda siia erametsa poole peale. Et juhin siin koha peal ühte metsaühistut ka, meil on Vardi metsaühistu 550 liikmega, aga enamus aeg kulub ikka oma metsa majandamisele. Siin on üks kihvt põõsas, et kukerpuu, paburitski, et alati oleks mõistlik selline põõsas alles jätta ja ideaalne söök linnule ja miks mitte ka endale mööda minnes peotäis neid panna, siis koroona kindlasti sellel nädalal meid ei taba, et selle vastu ta aitab. Mets on minu jaoks kõik, et kui sa töötad metsas, hobid on sul kõik metsaga seotud, siis ilma metsata olla ei saa, see on selge, et ei möödu vist päeva, kus ei käi mingil määral metsas, on see siis tööga või hobidega seotud, et hobid on jahindus ja korilus, ma olen hirmus aktiivne korilane, et olgu see jõhvikas või metsmaasikas või seen, et kõigepealt praed ära seened, sibulad, siis lisad sinna põdramaksa, praed veel edasi. Aiasäkkene. Ei ole paremat sööki. Metsa istutamine ei ole kõige olulisem. Tegelikult hooldamine ongi olulisem. Et kui jääb ka mets looduslikule uuendusele, sellest ei juhtu midagi, kui seda hooldada järjepidevalt esimene 10 aastat, 10-20 aastat. Et tegelikult saab ka, Eesti on metsavöönd ja siin loodus tühja kohta ei sälli, et seal, kus põldu ei harita või sinna mets tuleb igale poole tagasi. Võib-olla alustame sellest, et pärast istutamist, kui see väike männi või kusetaim saab istutatud, pärast seda järgneb kultuurihooldus. Kultuurihooldus tähendab seda, et me selle istutatud taime päästame siis heina ja vaarika ja õsasest välja. Vastasel juhul, kui me seda ei tee, mändi kindlasti see lehtpuu ja vaarikas ja hein lämmatab ära ja mänd võibki seal ära kuivada. Ta ei kasvagi välja, et siis oleks istutamine tühi töö. Kuusk on veidikene varju taluvam ja võib öelda, et kuusk võib hakkama saada, võib ka ära kuivada, aga kindlasti see kuuse kasv seal vaarika heina õsa sees on hästi kidur, hästi väike. Tal kulub palju rohkem aastaid sealt seest välja kasvamiseks. Tavainimese silm vaatab, siis ma ei usu, et ta näeb seda kuusikuna. Ma arvan, ta näeb seda järjekordse lageraia langina, kus ei kasva mitte midagi. Aga vaatus leiame üles, et mingi kuuse. Mõned kuused on, ütleme nii, päris hästi juba, et ei tahakski hooldust, aga siin on väga palju kuuski, mis on ikkagi veel kasvus nii maha jäänud, et vaarikas on neile veel hetkel ikkagi väga suur konkurent.
ma isegi ei oskaks arvata, et siin all on kuusk. Noh, valguse andmiseks oleks vaja see vaarikas siit maha niita. Kindlasti see kuusk, ma arvan, kasvaks ise siit välja, aga tal võtab see rohkem aega. Kuna ladva kasv on nii palju väiksem, kui ta ei saa valgust. Seda me püüame siin siis selle kultuurihooldusega talle võimaldada. Kui seda kultuurihooldust ei tee, siis istutamisel, eriti männi puhul, põhimõtteliselt mõtet ei ole. Et alati peab arvestama seda, et eriti kui männiga uuendada, siis hooldus on väga oluline. Aga selge, et kui me leiame mõned põõsad marjadega, kukerpuud väga tihti, leiame sellistes kultuurides, kus hakkavad kasvama, need võib jätta lindudel alati alles. Mõni pihlakas, mitte midagi ei tee häda, eriti kui ta on vähemalt meetrikenegi sellest männist kaugemal. Neid jõuab maha võtta siin mitu korda hiljem ka selle tõttu, et 1-2 hooldusest siin männi puhul ei piisa. Et männi puhul esimese 15 aasta jooksul me käime siin, ma arvan, keskmiselt 4 korda, et saada ikkagi selline korralik männi enamusega puistu. Kui ma koolis käisin 20 aastat tagasi, siis mulle õpetati, et kuuske istutatakse 2500 tükki hektarile. Täna oleme jõudnud sinna, et me ei taha enam, et metsas oleks ainult kuused. Ehk siis täna me istutame ainult 1600-1800 kuuske hektarile ja selleks, et oleks ruumi ka teistel puuliikidel. Tark otsus on alati jätta mingit lehtpuugruppe sisse. Ja just ma rõhutan sõna gruppe, et üksik puu, kuna kass kasvab ka kuusest palju kiiremini, siis üksik puu jätta sinna 10 ilusa kuuse sisse, et see siiski on rumalus, et ta võib suuta kõik need 10 puud põhimõtteliselt ära rikkuda oma laiutavate okstega. Aga kui grupiti seda asja vaadata siin metsas, siis jagub kõikidel puuliikidel ruumi. Ega tegelikult peale seda lageraiet küll tundub, et mets sai otsa, aga siin hakkas ikka hoopis teistsugune elu pihta, et soomlastel ongi selline väljend, et raiudes algab elu. Et eks ta nii on, et tühja kohta siin kindlasti ei jää. Tulevad teised liigid, teised kooslused ja 50, 30, 40 aasta pärast jõuavad jälle need vanametsaliigid siia tagasi. Me oleme nüüd täpselt samasugusel langil, täpselt samasugusel mulla peal, aga 7-8 aastat on mööda läinud. Jälle hea näide, et ega see nüüd väga puupõllu moodi välja ei näe, et mitmekesisus on tagatud ja erinevad puuliigid ja see ei ole mitte üldsegi ainult sellepärast, et looduse pärast on nüüd nii, et mul siin on kõike erinevaid puuliike. Tegelikult, kui nüüd natukene rehkendada, võtta kõiksugu riskid maha metsaomanikuna, siis ma arvan, et see on ka üks tootlikumaid puistusid. Ja nüüd on nagu täpselt paras aeg selliseks esimeseks valgustusraieks siin. Ega ta ju tegelikult väga palju sellest kultuuri hooldamisest nüüd ei erine. Aga siin me juba ikkagi üritame ka paremaid tüveomadusi leida. Kui see kask on ikka kõver, ei ole teda mõtet jätta. Pilt on siin täna ilusam, kui ta oli siis, kui ma selle metsa maha võtsin. See vana mets oli siin tõesti mingi 85-aastane. See ei ole minust ainult metsameeste jaoks, et kui inimesele ära seletada see asi, et siis ma olen väga palju ka niisugustest täiesti linnainimesteks kuulnud, et see on tõesti jube ilus siin. Ilus tulevikumets ja juba 8 aastaga. Siin on siis ehe näide sellest, kuidas me püüame kasvatada koos nii kuuske kui lehtpuud. Et tegemist on noore istutatud kuusekultuuriga, kus me oleme juba nüüd valgustusraie käigus lasknud sisse lehtpuu. Ja kui me siit nagu läbi jalutame, siis me tegelikult peaksime mainima ja ütlema, et ta on pigem kaasik. Kase enamusega, kuna kask on nii palju
kasel on suuremad parameetrid, aga kuna kuusk talub varju võrreldes männiga, mänd oli valgusnõudlikult, kuusk on varju talub, siis tegelikult sobib kuuske väga hästi kasvatada ka natukene lehpu turbe all. Tegelikult võib ta vabalt niimoodi kasvada. Kuusk on meil vabaks lõigatud, samas on meil jäetud ka siia lehtu, kask, lepp, haab. Minu meelest, minu arvamus ongi, et tegelikult kuuske peaks kasvatama ainult segapuistuna, kuna viimase aasta näidetel on hästi palju tormi ja üraski kahjustusi olnud just kuusikutes. Hetkel oleme me nii-öelda vanal või endisel põllumaal, kuhu sai 4 aastat tagasi istutatud kask. Ja miks me oleme siia kase istutanud on sellepärast, et kõik need endised põllumaad on üldjuhul millalgi väetatud. Nad on hästi viljakad ja kui me sinna istutaksime kuuse, siis on hästi palju kogemusi või näiteid, kuidas endistele põllumaade rajatud kuusikutes on väga suur juurepesu oht. Et ilmtingimata igasugused metsakasvatusõpikud soovitavad esimese metsapõlvena rajada põllumaale kaske. Aga antud näitel usun, võime väga rahul olla, et see kask on siin 4 aastaga kasvanud peaaegu 4 meetriseks. Tuleme mulle niisuguse hingeliselt kihvti koha peal, et see oli täpselt see koht, kus 20 aastat tagasi või natuke rohkem juba noore koolipoisina sai enda metsast raiutud esimene lank maha, et siit esimene koorem puitu müüa ja see kõik oli nii põnev, kuidas see materjal siit ikka teeserva saada. Mahasaagimisega ei olnud probleeme, et see töö oli mul selge luuakoolist, aga kõik see edasi, kõik see oli põnev ja uus aga 20 aastat on mööda läinud ja nüüd on jälle uus mets. Uus mets täpselt selles staadiumis, kus viimast korda teen siin kulusid. Et see on siis juba siin nüüd teine valgustusraie. Kui selle raie ära teen, siis rohkem ma siia kulutama ei pea. 10 aasta pärast tuleb siia juba esimene arvendusraie, kus võetakse välja natuke kõveramaid kaski, mõni haab, mõni kuusekene ka, mis on võib-olla liiga tihedasti üksteise kõrval, aga valdavalt ikkagi lehtpuid siit raiutakse välja. Ja siis vist edasi rohkem minul siia asja ei ole, et siis jääb lastele. Et siis jääb 30 aastat vahele see aeg, kus siin ainult seeni saab korjata ja jahil käia ja niisugune naudingute aeg ja siis tuleb jälle hakata asjaga otsast pihta. Et tegelikult ega see nüüd nii aeglaselt see mets ka ei kasva, et tegelikult see ring saab päris ruttu läbi. Oleme circa 20–30 aasta vanuses kaasikus. Siin ei ole ainult kaset, siin on kindlasti ka leppa, haaba, teisi lehtpuid. Kuid miks me siin oleme on see, et ilmtingimata on siin vaja läbi viia arvendusraie. Jätaksin selle ilusa tugeva kase siia. Võtaksin ära siit ääres selle peenema, nõrgema. Kindlasti, mida ma siia jätaks, on see remmelgas. Kuna tegu on kaasikuga ilmtingimata, me tahaksime tegelikult siin lõppraies näha kaske. Ja ütleme nüüd remmelga eluiga on ka tunduvalt lühem, et kasega koos lõppraies seda nagunii ei kasva, et ennem sureb, mädaneb maha. Sellest puidust, mis siit nüüd välja lõigatakse ja realiseeritakse, kuna siin on ikkagi tegemist esimese arvendusega ja see puu on ikkagi väike, peenike, valdavalt see liigub või läheb energiapuuks ja küttepuuks. Paratamatult nii peenike materjal meil palgiks ei kõlba. Et palki võime hakata saada juba kas teisest arvendusest, aga kindlasti juba 3. arvendusest ja lõppraiest. Tänu tehnoloogia arengule me üldse tegelikult saamegi selliseid esimesi arvendusi tehnikaga teha, et kui me tahame lõppraies näha või saada kvaliteetset puitmaterjali. Vanasti paljuski neid arvendusi, neid esimesi arvendusi tehti, lõigati need puud maha ja need puud jäidki maha mädanema, kõdunema.
tänapäeva energiatööstus on nii palju arenenud, et meil on võimalus seda puitu realiseerida. Meil on väiksed harvesterid, mis suudavad selle lõigata, järgata ilma puid vigastamata ja väiksemad vedukid, mis selle kokku peavad. Kui me jätaksime nad harvendamata, nad kasvaksid tihedamalt koos, nad ei kasvataks jämedust, nad veniksid välja, kindlasti väheneb palgi protsent, väheneb lõppraies saadav tulu. Et nüüd tulime veitsa teise koha peale, et siin on natuke mul nüüd teine, et see on kastikuloo kasvuga tüüp, ta on kuivem, teda on raske uuendada, kui teha siia natuke liiga suur lageraielank, siis selle uuendamine on keerukas, päike kuivatab selle mulla siin läbi. Ja selliseid kohti võiks majandada natuke teistmoodi. Et saab kasutada aegjärgseid raieid, häilraieid, veerraieid. Et see häil ja veerraie on niimoodi, saan natukene minu jaoks lemmikuteks, et mulle tundub, et nii saab nagu sellist kasvukohta päris edukalt uuendada. Ta võtab ikka aega rohkem, et jah, tõsi, istutamiseks me siin raha ei kuluta. Selge, et selline majandusviis ei sobi nüüd väga suurmetsaomanikele või ka riigile, et sellist mängimist on siin nagu rohkem, aga seetõttu selline visuaalne pilt nagu sellel metsal on siis maja taga või kuskil teeservas, et eks see on ka väärt midagi, et selliseid kohti 10-20% võib-olla Eesti pinnast võiks mõelda mingisugustele muudele alternatiividele, aga lageraiele meil nagu, kui me tahame, et meil oleks 100 aasta pärast 100-aastaseid männikuid, siis lageraiele alternatiivi siiski meil ei ole. Et mõnedes kohtades uueneb küll teistmoodi ka mets, aga see ei saa olla nagu peamine, et me uuendamegi metsi ainult häilude teel. Nii see ei lähe. Siin on üks pesakast paigaldatud sellisesse keskealisesse kuusikusse, et seda on mõistlik teha, et kui 3-40 aastat tagasi siin tehti lageraielank, siis veel selliseid seadusi ei olnud, et me peame jätma õõnsustega puid metsa ja teatud tihumeetrid ja teatud arv ja nii edasi. Et kompenseeriks seda siis natukene pesakastidega. Siin on nüüd jälle üks pesakast. See on nüüd vähemalt natuke teistsugune pesakast, et saab ka kohe kontrollida, kuidas meil tänavu aasta siis. Oi, vaata, mis välja tuli. Hiir oli siia pesakasti läinud peale seda, kui lind oli, kui lind on lahkunud, aga tundub, et ka lind on väga hästi siin oma pesitsemisega hakkama saanud. Aga selle puhastamise ma jätan omal pojale, sest see on tema jaoks selline hobi ja tal on siin märgid peal, et teha vähe statistikat, milline pesakast millistele lindudele meeldib, aga nagu me nägime, siis väga hästi meeldib ta ka hiirtele ja selles mõttes ei ole ka mõistlik puhastada seda pesakasti sügisel. Hetkel oleme circa 35-aastases männimetsas. Siin on tehtud juba, võib öelda, et teine harvendusraie. Pilt on väga ilus. Kindlasti on seenelise ja marjulise jaoks selline hooldatud mets palju meelsam korjamiskoht, seenemarja otsimise koht, kui seda oleks ta harvendamata või tiheda alusmetsa näol. Võrdluseks saame tuua näite, kus siin kõrval on täpselt samasugune puistu olnud, kuid ta on harvendamata, õigel ajal majandamata. Ja ise kindlasti ma tuleksin esimese asjana marjule seenele siia, kui ma siit tõesti leiaks, ehk oleks mul põhjust minna see kõrvale. Iga mets on oma metsaomaniku nägu. See, kuidas ta seda tulevikus näha soovib, teda kujundab, on kõik tema enda kätes. No nii, jälle ilusad seened. Seenel käimine on siuke hea ajaviide, kus saad mõelda igasugu mõtteid, et eks ikka mõtted liiguvad sinna, et kas oma lapsed jätkavad nagu seda sama metsaradasid käia ja aga eks lootus jääb,
hirm on muidugi, et vaadates seda nende arvajate hulka ja seda, mis siin metsanduse ümber nagu toimub iga päev, ja loodame, et inimesed mõtlevad sellele, et usaldavad ikkagi neid inimesi, kellel on vastav haridus, neid teadlasi, kellel on vastav haridus. Kui see nii läheb, siis on metsaga kõik hästi.